Hei armsad kuulajad! Te kuulete podcasti nimega Kulda väärt. Saade, kus vestleme noorsportlastega, kes on juba Eesti spordimaastikul silmapaistvaid tulemusi saavutanud. Läbi nende lugude soovime inspireerida nii sportlasi kui ka tavainimesi elama aktiivsemat elu. Head kuulamist! Tere, armsad kuulajad! Mul on nii hea meel, et olete kuulama jõudnud meie Kulda väärt podcasti eriepisoodi. Ja ongi aastalõpu episood. Võtame selle aasta kokku, räägime oma tipp- ja madalhetkedest, rühmvõimlemise teekonnast ja seda ei tee mina mitte üksi, vaid minuga on liitunud Loore-Liis Mesipuu, kes on siis minu sõbranna, aka manager ja tegelikult me kohtusime rühmvõimlemises. Yay! Hello! Hello everyone! Hello girl! Meil on siin episoodis ka siis toetaja, kelleks on Shrumwell, kes on siis Eesti vanim tervisetoodete tootja ja nende tootjad on siis seentest tehtud supervõimsad toidulisandid ja aitäh Shrumwellile ja Shrumwell jagab ka sooduskoodi teile kõigile, milleks on siis kuld 15, mis annab teile siis üksiktoodetelt ja täishinnaga asjadelt -15% nende veebileheküljel, seega minge uudistage Shrumwelli lehekülge. Mis sa arvad? Teeme lahti siis äkki? Joo, teeme lahti. Meil on siin endal väiksed joogikesed täna, mis on siis Focus State, seega siin aastalõpu puhul. See oli nii satisfying. Oh jaa. Oh yeah. Ilusat aasta lõppu. Oh, this is good. Väga mesine. Ja ingverit on siin ja õuna. See ongi nagu täpselt nagu mingi tervise shot, vaata. Apple, honey and ginger. Võib-olla me räägiksimegi siis teile, et kus me kohtusime, kuidas meie üldse üksteist teame, mis meid ühendab, sest tegelikult see on ju sport. Kas tahad meile Loore rääkida või? No nii. Meid siis Maripalliga ühendab rühmvõimlemine. Me võimlesime ühes grupis 10 aastat. Suht 9-10 aastat. Ja see hakkaski siis aga kes enam mäletab? Hakkaski siis sellest, et Maripall tuli meie gruppi ja ma ei tea, kuidagi nii see läks ja ma ei tea, siin me oleme. Ei, nagu mina mäletan seda, et reaalselt Loore oli esimene inimene, kes tuli muga rääkima. Ta oli mingi, hei, mina olen Loore. Ja tutvustas emat, oli mingi, ja see on Emma. Mis sinu nimi on? Aga see oli nagu nii tore, nagu nii sweet, vaata nagu. Ja meil oli see, et pandi 2 gruppi nagu segati. Ja siis kuidagi sattusime kokku. Nii hästi välja. Ja see on nagu üks elu nagu parimaid hetki asju, mis minuga juhtunud on. Sest nagu Rubiinid for life. Rubiinid oli siis meie grupi nimi. Piruetis. Ja siis meie teekond oli üsna pikk, ma ütleksin. Ja võib-olla isegi pikem kui enamik võimlejatel tegelikult. Sest et me ikkagi tegime nii lõpuni, kui sai. Et lõpetasime lõpuks tegelikult sellepärast ära, et osad läksid Tartusse nagu õppimisse rühmvõimlemise nagu point. Meie jaoks võib-olla kadus natuke ära, aga muidu me oleks siiamaani kogu aeg seal platsil. Ma isegi ei imesta. Ja mul millegipärast on tunne, et me varsti teeme oma comebacki ka. Võib-olla. Tantsupidu 2028. Eliit. Vaatame. Midagi sellist. Aga ma ei tea, mis me üldse veel saame meenutada oma sportlaskarjäärist. Ma arvan, et me võiksime jagada neid tipp- ja madalhetki, mis siis meil endil on olnud. Sellepärast, et eks neid ikka aastatega nagu kogunes ja see ongi võib-olla see, mis meid tegelikult kõige rohkem lähendas. Et need nagu ülevad emotsioonid ja need nagu täiega madalad emotsioonid, aga me olime in this together nagu. Ongi kuidagi see terve grupiga. No sul on ikkagi, meid oli 8 oli nagu siuke põhiline ja kes on nagu suhteliselt terve käinud ja meil kindlasti nagu oli käis veel liikmeid läbi, aga lõpuks meid siis jäi 8 tükki 9 tegelikult aga ja kuidagi ongi see, et mida rohkem emotsioone sa kellegi koos nagu läbi elad ja kõik need ongi nagu sa ütlesid, need head ja halvad hetked ja rasked ja nagu see, kuidas sa saad aidata nagu üksteisel nendest läbi tulla. Ma ei tea, kas sa üldse oskad välja tuua mingeid madalhetki? Nagu sellised suuri. Nagu ma nii väga mõtlesin selle peale, aga
nagu minu jaoks nagu võimlemine on nagu minu elu mingi üks parimaid aegu, sest et nagu ongi see, et see oli nagu alati mingi koht, kus sa teadsid, et sa kuulud kuskile. Et nagu isegi kui sul koolis oli vahepeal nagu mingi halb päev või mis iganes, siis või mingid elumuutused läksid põhikoolist gümnaasiumisse, siis oli alati see, et sul jäi see, et sul on see võimlemine, on ju, sest et see oli nagu üks asi, mis oli alati kindel ja isegi nagu jah, eks ikka vahepeal on neid nagu halbu trenne ja ma ei tea, vahest tuled koju nagu nutad, on ju, aga see on lihtsalt nagu üks halb päev ja lõppude lõpuks võib-olla ei olnud ka ainult selle trenni süü, sul oli lihtsalt mingi päevas nii palju erinevaid asju juhtunud, mis sind nagu häirisid. Ja ma ütleks ka, et mida vanemaks me tegelikult saime, seda nagu kergemaks need mingid, seda vähem probleeme meil oli. Et kui sa oled nagu siuke pisike ja nagu sellises nooremas teismeas, siis ongi sa oled nii emotsionaalne ja kõik need kuidagi trennis ka, kõik need emotsioonid käivad üle pea ja nagu kui ongi mingid halvad trennid ja nagu mingid, ma ei tea, ikka tuleb ette, et mingid nagu mitte vaidlused, aga sellised nagu väiksed konfliktid. Jah, nagu lahkarvamused treeneritega nagu sellised väiksed. Et mida vanemaks me tegelikult saime, seda vähem neid minu meelest oli. Ja tegelikult ongi, siis ongi lihtsalt, ma arvan, et ainuke asi, mis on nagu niimoodi natuke meelde jäänud, ongi see, et see spordimaailm ja kuidagi ongi see nagu rivaliteet klubide vahel. Et see ei ole väga tavaline, et näiteks võimlejad mingi Tallinna kuskilt klubist ja Tartu klubist saavad nagu hästi läbi. Aga ma arvan, et see on mingil määral iga spordis tegelikult, ilmselt. Jah, ei tea, sest erinevad klubid on omavahel, ongi rivaalid on ja, või mõnes nagu mõttes. Võistlad, aga tegelikult võiks kõik nagu hästi läbi saada, aga isegi klubi siseselt on võib-olla see vahest, et osad nagu rühmad omavahel nagu ei saanud üldse läbi ja kuidagi vaatad niimoodi, aga Aga mul on, sellega on minu meelest ka täpselt see sama tunne, et mida vanemaks me saime, seda kuidagi rohkem me hakkasime nagu teisi gruppe meie klubis nagu märkama ja nendega läbi saame. Tegelikult see on nagu väga tore. Ja nagu üldse lihtsalt, kui sa oled ikka samas klubis teistega terve elu treeninud ja nagu samas grupis, seda enam nagu lähedasem või nagu seda rohkem sa saad kellegagi samastuda, sest et teil on samad sellised kuidagi kogemused. Nagu väärtused ja see kodutunne on, sellepärast ma mäletan seda, et kui me eelmine aasta ära lõpetasime, siis esiteks meie jaoks oli nagu nii suur üllatus, kui me nagu lõpetasime, siis tuli mingi video vanemate poolt, me kõik olime mingi kuidas see võimalik on ja siis meil toodi nagu kingitused, mingid roosid, värgid, särgid on ja, aga nagu tipphetk oli see, kui tulid nagu teised rühmad, tulid meie juurde, olid mingi, kuidas te rubiin ära lõpetate, nemad nutsid, isegi meie ei nutnud nii palju. Mõned nutsid rohkem kui meie. See oli nagu bittersweet moment, sest nagu tegelikult mõnes mõttes me ise olime selleks võib-olla rohkem valmis, sest me teadsime juba septembrist, et me lõpetame ära on ja detsembris. Aga see, kuidas me olime nagu teistele olnud inspiratsiooniks, see oli nii armas. Ja. Nagu see ongi see hetk, kui sa saad aru, et sinust päriselt hoolitakse ja sind väärtustatakse. Ja lihtsalt see nagu, see Kalevi spordihall oli, ma ei saa aru, kas iga kontsert on nii palju inimesi, aga sellel hetkel tundus, et see nagu hall oli täiesti inimesi täis ja nagu kõik tulid enda lapsi toetama ja siis nagu kuidagi see, et me saime enda teekonna nii ilusti lõpetada. See oli nii armas. See oli väga armas. Aga kui nüüd rääkida natuke nendest madalhetkedest, siis mul tegelikult tuli üks natuke naljakas lugu meelde, et ma ei tea, see ei ole just nagu madal hetk, aga lihtsalt see on nagu ülitugev emotsioon, mis on meeles. Et meil oli siis niimoodi, et me olime Šveitsis esinemas ja Šveitsis teadagi ei ole levi on ja netiga või sa võid selle osta on ja see on nii kallis, et meie seda ei teinud on ja et sa liigud seal ringi, siis pigem ongi see, et kokku lepitud, mis kell, kus keegi olema peab. Aga siis meil oli niimoodi, et me olime just võitnud või saanud nagu kulla. Meil oli see kava või esineme väga hästi läinud ja siis me siis noored mõtlesime, et oleks ju natuke kauem õues on ja kui võib-olla lubati. Kuigi tegelikult me ei olnud väga palju kauem, me olime nagu mingi pool tundi kauem. Kusjuures minu meelest me isegi ei mõelnud sellele. Me väga ei mõelnud sellele. Absoluutselt, et me nagu otseselt ei planeerinud, et laseme üle. Vaid nagu see kuidagi lihtsalt juhtus. Ja
ja siis oligi, siis me jõudsime mingi pool tundi või mingi tunnike hiljem tagasi siis oma majutusse ja see majutus oli ka omaette nagu täiesti koomiline see, et me magasime nagu reaalselt köögis, sööklas nagu põrandate peal, pesemisvõimalused olid suht mitte kõige paremad. Õnneks seal oli soe, vaata. Et siis on nagu, saigi igal pool lähedki mingi läbi jõue plätudega kuskile kõrval mingi spordihoonesse. Oota, kas tahad rääkida, mis siis juhtus? Ma tahan rääkida, mis siis juhtus, jah. Siis juhtus see, et jõudsime sinna tagasi, siis treenerid olid muidugi nagu pahased, sest nad tegelikult olid meie pärast mures, et kus te olete, mis te tegite, on ju. Siis seal tuli ülipikk selline sügav jutuajamine ja siis seal pärast kõik nagu nutsid, on ju. Ma ütlen nii palju nagu sorry. Ma käisin just seal telesaates ja sellepärast mul nagu, kui ma kuulen seda sõna nagu, see ennast mind nii häirib, palun vabandust, aga põhimõtteliselt see tuli nagu nii suur jutuajamine ja siis meid nagu pandi natukene koduaresti, järgmine päev pidi kell 7 kõik kodus olema, aga mõnes mõttes on selline core memory, et nagu see jäi väga hästi meelde ja see, et me seal söökla põrandal ka magasime. Me reaalselt laadisime oma telefone nagu, kujutate, koolisöökla ja seal on need suured pliidid ja siis seal kõrval kuskil seinas on lihtsalt mingi koht, kuhu sa saad oma adapteri sinna panna, on ju. Me reaalselt lihtsalt laadisime oma telefone kuskil, ma ei tea, köögimasinate vahel. Isegi meil seal ööbimiskohas ei olnud wifi't. Wifi oli ka ainult seal all, kus oli esinemisplats, see kogu ala. Äkki me tahame veel rääkida, kus huvitavates kohtades me oleme võimlemise pärast maganud. Sest tegelikult Taanis. Nagu, kuidagi juhtub niimoodi, et kui sul on mingid reisid, ja ma arvan tegelikult, et seda tuleb nagu üldse spordis ette nagu paljudele, et sõidad kuskile võistlusele ja siis on mingid majutused, tulevad selle nagu võistluskohaga kaasa ja siis sa lihtsalt mõtled, et kuhu ma sattunud olen näiteks Taanis. Ma tegelikult ei tea, kas see oli vanadekodu, aga millegipärast me arvasime, et me ööbisime vanadekodus. Aga see ei olnud nagu see vanadekodu, et sul on mingi oma duširuum, oma WC on ja siis sul on nagu mingi mõnus voodi. Me olime reaalselt sama suures ruumis umbes nagu siin on. Ühesõnaga see oli nagu täielik kuubik. Kõik treenerid 9 inimest koos. Aga ma mäletan, et Maribel sai ainukesena 2-korruselise madratsi. Liider. See on mingi oma inside jokes, aga ei, treener sai ka ikkagi. Aga ja siis ikkagi meie liider. Oota, aga kas meil on veel mingeid veidrid kohti? No ongi. Kindlasti on nagu igal pool, tegelikult Austrias ka meil oli mingi ämblikud toas, mingi ülisuured, mingid nagu siuksed nagu... See on nagu siuke kultuurishokk. Austrias oli täiesti, mäletame, pidime, käisime poes ja siis keegi ostis sealt mingid hallitanud vahvlid. Üldse mingid sellised asjad ja laagrites on ka. No see on nagu kõikides laagrites, et on see koolide sööbimine, aga vahepeal, kui on voodid on liiga kitsad, siis võib juhtuda ette, et sealt ülemiselt narikorruselt kukutakse alla ja... Aga see ongi see, mis meid tugevaks tegelikult tegi, et kõik need nagu... Eriti need laagrid ka ja võib-olla Saksamaal me käisime esimest korda, et seal siis me olime mingi 11-12 hostelis ja me olime nagu kella 4-ni üleval umbes öösel. Ärgime treeneritele öelge, aga me lihtsalt nagu rääkisime, me reaalselt lihtsalt rääkisime ja tegelikult ma arvan, et see ongi see, mis meid nagu nii lähedaseks tegi. See, et sa oled kuskil täiesti teises riigis on ja siis sa oledki ainult 8 või selle ühe grupiga kogu aeg koos. Ja see kuidagi kasvatab sinus nagu seda... Sest te lähete tülli ka, ega te ei ole terve aja. Jaa, ei muidugi. Mingi üli sõbralikud, sest et kui sa ikkagi pead mingi 8 päeva ühtede inimestega koos olema, siis lõpuks hakkab närvidele käima, on ja. Aga... Kuidagi teeb iseseisvaks nagu, mis me olime? Ma olin äkki 10, kõige vanem meist oli äkki 12-13. Tegelikult nagu väga noor vanus, kus reisida, aga see on nagu kõige parem. Jah, sest meil ei olnud seal vanemad ka kaasas, on ju. Ja meil oli ka ainult mingi 2 treenerit ja ma ei tea, 10 last või. Tõesti, need reisid on meid väga palju kasvatanud, ma arvan. Ja lähendanud. Aga need on lihtsalt täiega core memories. Ma arvan, et me võiksime siit minna meie võib-olla võistlus või võimlemiskarjääri tipphetkede juurde või? No jaa, kindlasti minu jaoks ongi kõik need rahvusvahelised reisid.
me oleme käinud võistlemas, me oleme käinud, oligi, kui me käisime Šveitsis, see oligi 10-päevane, lihtsalt see on tegelikult kõige pikem reis, kus me oleme käinud, suur võimlemisfestival ja nagu sa kohtud seal nii paljude erinevate inimestega, mis me olime, rääkisime seal soomlastega oli meil kokkupuuteid, šveitslaste endaga, seal on tõesti inimesed nagu ja igalt poolt Euroopast oligi, võib-olla see ja tegelikult võib-olla see välismaalastega nagu tutvuste tegemine nagu meie grupil ei olnud seda nii palju, et võib-olla kui ma nüüd praegu tagasi mõtlen meie reisidele ja midagi, kui sinna peaks midagi veel lisama, siis võib-olla olekski see, et rohkem minna ja rääkida seal nende kohalike nagu rühmadega ja saada nagu rohkem endale selliseid sõpru, on ju. Aga ja üldiselt ongi, me oleme käinud võistlustel, me oleme käinud esinemas, me oleme käinud 10-päevasel võimlemisfestivalil. Aga mis sul lemmikreis on olnud? No esimene reis kindlasti see Saksamaa, sest lihtsalt sa oled 11-aastane ja sulle antakse selline võimalus, et sa lähed nüüd oma sõpradega reisile esinema. Muidugi need kavad, nagu me esinesime 3 päeva järjest, iga päev läks aina halvemini. Lõpuks viimasel esinemisel oligi see, et oli isegi suures kontserdisaalis. Ja siis meil oli lindikava ja meil läks, kuna see lava oli lihtsalt nii väike, et neid linte oli nii raske teha. Et nagu, neid liigutusi oli nii keeruline teha, sest et kui sa oled nii pisikeses ruumis nii paljude inimestega vaata. Ja siis need läksid täiega sassi, aga me mängisime selle hästi välja lõpuks minu pärast. Aga ma ütlen sulle ausalt, ma ei mäleta mitte midagi. Ma mäletan, sest mul läksid need lindid sassi. Aga ma mäletan ainult seda, et see lava oli jällegist sama suur kui see ruum. See oli väga püsike. Aga ma ütleks võib-olla see, et kui me saime oma viimasel Soome reisil, mis oli tegelikult eelmine aasta, 2024 siis, saime Soomega poodiumile. See oli vist Espoo Cup või kas see oli maailmakarika etapp? See oli maailmakarika etapp ja siis me olime lühikava seal Espoo Cupi arvestuses. Tegime lühikava ja me arvasime, et ega me sinna poodiumile ei saad, kui juba 2 Soomet nii, nemad on seal ees otsas. Arvasime, et Itaalial läheb hästi või? Ja üldse, meil oli siuke arvamus, et me ei saa sinna, aga siis me tegime oma esimese katse või teise katse ära ja siis me tegime teise katse ära ja siis tuli see teisel päeval. Ja ma mäletan, me vaatasime neid itaallasi, nad tegid peale meid ja me mõtlesime, et no chance me ei saa poodiumile. Ja siis tulid punktisumma ja see oli kõige suurem punktisumma, mis meie kunagi saanud oleme. Ja see hetk, need emotsioonid olid nii ülevad, sest et me läksime kohe oma treenerite juurde. Nemad olid ka mingi päriselt või? Kuidas see võimalik on vaata? Me ise ka ei uskunud, aga eks elu üllatab. Nojah, siis kes siis võimlemismaastikust või täpsemalt rühmvõimlemisest nii palju võib-olla kursis sellega pole, siis Soome on üks maailma parimatest. Kindlasti siit meie kandist kõige parem. Ja siis sellepärast ongi väga eriline tunne olla koos nendega poodiumil. Kas sa teadsid, et rühmvõimlemine sai Soomes alguse või? Ei. Nüüd sa tead. Ma ütleks, et minu lemmikreis oli äkki Taani. Taani oli ka eriline, sest see kava, mis me tegime, oli lihtsalt nii hingelähedane. Ja kuidagi, ma ei tea, nüüd ma mõtlen, et seda kava oleks kuidagi nii raske teha, sest seal oli kohe alguses, oli esimene asi, oli põhimõtteliselt tasakaal ja üldse, ma ei tea, see tundus nii hirmus, aga see oli ka nii äge. See oli tegelikult siis, see on isegi mingi, see oli rahvusvaheline võistlus, aga see ei olnud maailmakarikas ega MM, selles mõttes see oli lihavõtete karikaturniir. Easter Cup. Easter Cup. Ja see oli tõesti väga tore. Ja kuidagi, kuna see oli minu jaoks, ma ei tea, kas sa olid varem Taanis käinud? Ei. Minu jaoks oli ka esimene kord Taanis käia, et see oli väga äge. Ja siis üldse meie klubil on selline asi ka, et me olime võistlusrühm, on ju. Aga siis, kui me käisime esinema, siis me ikkagi esindasime piruetti eliidina, on ju. Ehk siis see ongi hästi suured sellised rühmakavad ja ma ise olen, Maripeli siis polnud, aga ma olen käinud ka Belgias, kus me tegimegi siis algust. Jaa, lihtsalt imeline kava. See oli meil on siis
komme käia nendel military tattoo, mis on sellised sõjaväe nagu orkestrite ja üldse nende sõjaväelaste siuke hästi suur pidustus ja õnneks meie klubi kutsutakse sinna taval mõnikord. Jah, või ise kuidagi saab, ei teagi, kuidas sinna saab, aga me oleme sinna saanud. Ja, et see on nagu see meie klubi traditsioon ja lihtsalt nii äge on seal käia, sest et sa ei mõtleks mitte kunagi, et kuidagi sõjaväelased ja sõjaväeorkester ja võimlejad satuksid kokku, aga lihtsalt see oli nagu nii äge ja see oli meie teine tattoo. Me oleme Rubiiniga koos käinud Maltal. Ja. Maltal oli ka tattoo. Aga jah, ma olingi siis Belgias eliitrühma koosseisus ja see oli ka minu jaoks, see oli, ma arvan, minu kõige lemmikum kava, sest et see oli lihtsalt nii ilus ja siis seal oligi, meil oli 3 päeva järjest esinemine, nagu sa teed rõngakava, selle suure rõngaga, üleval oli akrobaat, on ju. Meil oli siis Endla Vaher tegi seda kangas sellel. Ja ma mõtlen, kas siis oli Endla või oli üks teine. Vist oli ikka Endla. Aga ei, ma ei mäleta. Ei olnud Endla. Okay. Oot. Ei, ma ei ole kindel. Aga ja, põhiline ongi see, et sa teed seda kava nagu betooni peal ja sa pead tegema kukerpalle, sa pead, ma ei tea, mis nagu täiesti mingeid, sa ei kujutaks ette, et sa sellise põranda peal, sellise nagu, ma ei tea, peaks tegema selliseid harjutusi, aga see oli kuidagi nii äge. Ja lihtsalt see, et see saal mahutas 5000 inimest ja 3 esinemist oligi 15 000 inimest. Nagu see on võimas tunne. See on võimas tunne, sest et ma mäletan seda, kui me läksime, meie esimene võistlusreis oli siis Soome. Et esinemas me olime varem käinud ka Saksamaal ja Maltal, aga kui me läksime sinna Soome jäähalli esimest korda, siis me vaatasime, me olime mingi appi, kas need kõik tribüünid lähevad täis ja kõik inimesed vaatavad meid. See oli nagu natuke hirmus tunne. Ütleme nii, et oli näha, et see oli meie esimene. Pärast seda täiega palju, aga jah. Ongi, et tegime soojendust niimoodi, et sa teed jalahooga niimoodi, et sa toetud päriselt traktorile. Pildid selleks, kui keegi tahab. Et kui üldse mingid, ongi sellised veidrad asjad, millega nagu võimlemine sind kokku viib. Ongi, teed mingi traktori kõrval soojendust ja ma ei tea, me oleme teinud jää peal ka soojendust. Oligi vist see, oligi see sama võistlus. Et ongi lihtsalt, nad panevad sul, ongi nagu hoki jäähall oleks, panevad sulle sinna ühe mingi kihi, mingi tassi ja siis panevad vaiba peale. Sa teed soojendust niimoodi, et sul on päriselt jääkülm. Sama külm, kui on jäähallis. Ja nagu lihtsalt, ma ei tea, mul tulevad külmavärinad. Aga kui tidid. Ja need on jälle need hetked, mis minu meelest on meist teinud need, kes me oleme täna. Jaa. Nagu ma tahaksin sult küsida, et mis on parim asi, mis rühmvõimlemine sulle andnud on? Mingi iseloomuomadus, mingi oskus? Kui iseloomuomadustest rääkida, siis ongi see koostöö, distsiplineeritus, empaatia, see, kuidas teistega arvestada. Et need on hästi olulised oskused, mida on andnud mulle võimlemine, aga kõige tipp või nagu see, mis võimlemine mulle andis, ongi need minu sõbrad, nagu Rubiini pere. Isegi kui me enam nagu nii tihti ei võimle, siis meil on nagu oma grupp, kus me räägime igapäevaselt. Kõik räägivad seal oma teemadest lihtsalt läbisegi kogu aeg. Ükskõik millest, ükskõik millal. Ja minu meelest tuli hea selle, meil ongi selline 9 grupp ja kõige parem asi, mis sellega ongi, on see, et sul on sul on 9 inimest. Sa tead, et keegi mõtleb kuidagi teistmoodi, aga sa tead alati, et vähemalt üks inimene mõtleb sinuga samamoodi. Ja et nagu, kui sul on lihtsalt vaja kellegi abi, siis sa 100% saad selle sealt grupist. Jah, et ongi see, et võib-olla kõik ei jõua sulle kohe vastata, aga 8 inimesest keegi ikka on samal ajal aktiiv või vastab sulle või annab tagasidet või jah, et nemad on kogu aeg olemas. Ja see on nii väärtuslik, täiega kulda väärt. Ja üldse lihtsalt see, et sa saad teha nagu midagi, mida sa nii väga armastad, ehk siis meie jaoks nagu võimlemine ja sport on ju, koos oma parimate sõbrannadega. No vaata, tihti öeldakse,
ma ei tea, kas sa oled kuulnud seda ütlust, aga et sõbrannadega ei tasu äri teha, on ju. Jaa. Aga ma millegipärast arvan, et kuna meil on see oskus, nagu see koostöötamise oskus, nii kaua tegelikult, 10 aastat on ju, sa oled nagu 10, 9, 8, mis iganes on ju, sa oled nagu samade inimestega harjunud, sa juba tead kõiki nii hästi, et siis ma arvan, et isegi see ei tuleks meie puhul nagu probleemiks. Okei, aga ärme igaks juhuks äri tee, äkki pärast tuleb ja siis peame oma enda sõnu sööma. Okei, siis me võime lihtsalt öelda, et sportlaskarjäär on hästi välja kukkunud. Nagu mul polegi sulle midagi lisada, nagu ongi see tiimitöö ja kuidagi ongi teistega arvestamine ja see tegelikult nagu tuleb igal pool kasuks. Koolis, ma ei tea, tööl, kõik üldse inimestega suhtlus nagu trenni väliselt ka. Nagu lihtsalt see minu meelest ongi teistega arvestamine kuidagi nagu see, et sa nagu proovid nagu empaatiliselt nagu neist aru saada. See ongi lihtsalt nii tore ja see on see, mida tegelikult tiimisport sulle annab. Sellepärast, ma ei tea, ma ei kujutaks ette, et ma peaks tegema sporti üksinda. Jah, mul on vaja, et keegi nagu pushiks mind, ütleks mulle, nüüd sina teed seda. Aga eks inimesed on erinevad. Jah, kindlasti. Aga ma arvan, et on aeg edasi liikuda siit võimlemise juurest ja tegelikult meie enda kulda väärt podcasti selle aasta selliste tipphetkede, madalhetkede, ups and downside juurde. Et kui ma siin nüüd kohe siis jutustama peaksin, et mis need võib-olla downs siis oli, on ja, et ma ei tea, võib-olla oligi nagu, eks see kuldaväärt, see podcasti tegemine on mind ennast nii palju õpetanud, ma olen nii palju uusi oskusi saanud siit ja ma üritan pigem igat sellist asja või kogemust võtta, mis võib-olla ei lähe nii, nagu ma tahaks, aga ma üritan seda võtta kui nagu uut õppetundi, et midagi sa ikka õpid. Sest nagu minu lemmikmoto on see, et everything happens for a reason, on ja seda ma tuletan endale siis ise meelde, aga see, kui ma korraldasin selle ürituse, kuldaväärt X must CrossFit, kus oli siis käisid erinevad sellised noorsportlased, sotsiaalmeedias tegevad inimesed, siis ma arvan, see üritus või see sündmuse korraldamine õpetas mind nii palju, kuidas ma kõike teeks. Ma teeks reaalselt kõike järgmine kord teistmoodi. Et jah, aga see on nagu väga väärtuslik. Ta võib-olla ei läinud nagu päris nii, nagu ma olin ette kujutanud, aga ta oli ikkagi, inimesed said sealt hea emotsiooni ja see, millega nad ära läksid ja mida nad ütlesid mulle pärast, et neile ikkagi meeldis ja wow, see oli nii lahe. Et see on nii tore. Ma olen nii õnnelik, et sul see nagu hästi läks. Nii kahju, et ma ei saanud seal olla, sest see oli nagu mu kooli ajal. Aga minu meelest ongi nagu mõtle, see tegelikult andis sulle nii palju juurde, sest kui sa teed mingeid asju koolis, sa oled väga harjunud tegema mingeid üritusi ja kõike koolis korraldama, on ju. Sul on nagu suhteliselt kindel, et nagu inimesed teavad, sul on juba see mingi, mitte jälgijaskond, aga nagu inimesed. Sa tead, mis su sihtgrupp on, ja aga lihtsalt, kui sa alustad enda oma brändiga nagu, nagu see kuldaväärt praegu on, et lihtsalt see on hoopis teistsugune kogemus, kui sa pead nagu seda, sa tegelikult kasvatad praegu oma jälgijaskonda, ehk siis nagu, see on hoopis teistsugune kogemus ja see on lihtsalt nii äge, ma olen nii õnnelik sulle. See on nii armas. Aitäh! Ja ma loodan, et äkki sellest saab iga-aastane traditsioon. Oh yeah, we'll see. Vaatame, kus me järgmine aasta oleme, sest ma ju ei õpi seda viimisi gümnaasiumis, mis on minu jaoks nii kurb. Aga kui siit minnagi siis selle juurde, et tegelikult meil on, mis on tegelikult ka väga tore, nagu app ongi see, et meil on sellel episoodil siis ka ju tervisepartner Shroomwell, mis on nii äge, sest et see, kuidas see koostöö sündis, oli väga tore ja mulle hästi meeldib nende mõte ja kuidas nemad mind toetada tahavad. Et selle eest ma olen väga tänulik ja ma arvan, et ikkagist niimoodi vaikimisi selle kuldaväärt podcasti peasponsor või selline peatoetaja on Viimsi gümnaasium, kus ma kõike seda nagu teha saan. Ja see on nii kuldaväärt lihtsalt, ma olen nii tänulik, nagu nii tänulik, et mul on see võimalus antud. Et love again forever. Mul on siin mitu kleepsuga. Ma olen siin natukene impostor. Aga ja see nagu sponsori asi minu meelest ongi nagu jällegi nagu järgmine samm edasi. Nagu uus lehekülg. Et see on nii äge ja Shroomwell on väga heade
maailmavaadetega ja sihuke. Ja mulle täiega meeldib ja oli tegelikult äge. see sündis ju sellest, et mis veel võib-olla selline podcast'i täiega app on see, et te ei kujuta ette, kui palju Loore on selle podcast'iga aidanud, sest et tema alguses suhtles üldse Shroomwelliga ja läbi tema ma ta nagu Shroomwell tuli siia kuuldaväärt podcast'i. Me olime Maribeli sünnipäeval, ma arvan, kell oli mingi, mina hakkasin ära minema, kell oli äkki 2 öösel. Siis mõtlesin Maribeli. Kell 2 ma magasin juba. Kell 2, okei. Kell 12. Okei, ütleme kell 12 on ju, ilmselt oligi. Aga siis ma mäletan, ma hakkan ära minema ja siis kuidagi meil tuli see teemaks, et nagu, kas ma küsisin sult äkki, et vaata, Loore on mul siuke nagu pool manager, et ta kogu aeg nagu teeb midagi või ta on mingi, hei, kas on abi vaja, mul on mingi, kui sa tahad midagi teha, siis palun väga on ja. Tegelikult see on ikkagi Maribeli beebi ja ma olen siin nagu see support, vaata. Ja aga nii väärtuslik support, sellepärast suvel ju tema aitas seda teist hooaega nagu käima lükata ja tegi mulle selle video nagu. Ja tegelikult sealt see nagu hakkas. Jäi. Aga ja oligi. Et me rääkisime sponsoritest, ma olin mingi kuule Maribel, ma aitan sind, sest et nagu läbi kooli meil on hästi palju olnud neid, see sponsorlus otsimine ja see, siis ma mõtlesin, tegelikult mul oli samal ajal just Shroomwelli jook käes, sellepärast kuna ma olin need Maribeli sünnale endale kaasa võtnud joomiseks, siis mõtlesin, kuule, aga mis sa arvad, kirjutaks neile. Tuli äge. Et võt, sealt see sündiski. Joo. Nagu minu meelest selle podcasti nagu selle aasta kuidagi nagu sinu osades on ka näha nagu seda arengut ja see, kuidas sa nagu suudad nagu see intervjueerimise kunst on ja see, et sa nagu, kuidas sa lähened nendele inimestele ja see on alati äge olnud, aga ongi just see aasta on nagu olnud nii palju selliseid ägedaid osasid. Ma ütleks. Ja, et nagu on näha su kasvu ja nagu lihtsalt nii palju ägedaid külalisi ja nagu hallo, Kersti Kaljulaid käis. Ja ma ütleks, et ikkagi see peab olema mulle vist siin top 1 hetk, sest et see oli Kersti Kaljulaid ja eks ma ise olin ju nii närvis. Tegelikult see oli planeeritud ka nagu mitu kuud varem, see oli kevadel juba paika pandud see kuupäev. Ja see algus pidi tulema selline tavaline vestlus, nagu mul ikka on. Aga siis, kuna mul ikka tulevad need mõtted niimoodi, et tuleb mingi mõte ja ma olen davai, teeme. Ja mul tuli see mõte lihtsalt aasta alguses, kui me olime siis oma lennuga. Tegelikult Roostal tuli mul see mõte, et aga teeks selle siis juba avaliku salvestuse, et kui mul juba see võimalus on, siis miks mitte lasta seda teistel ka avalikult kuulata. Ja siis nii see läkski. Ja ma arvan, et see vestlus ka õpetas nagu just seda intervjueerimispoolt nii palju. Eks tegelikult iga salvestus või intervjuu õpetab, aga see oli siuke eriline, sest Kersti on ikkagi nagu autoriteet minu jaoks, on ja ta on vanem ja ta on nii tarka, et see on inspireeriv. Ja kuidagi hoopis nagu noorsportlaste kõrvale siin nagu üldse kuidagi lihtsalt ongi inimene, kes on tegelikult teinud nagu meie riigile ja üldiselt nagu hoopis ükkases nagu teises suurusega. Teises võtmes on nagu, jah. Ta on nagu teist väärtust loonud. Ja see, et ta on Eesti Olümpiakomitee president ka. Ei, see oli uhke tunne või selline eneseületustunne, et pärast kui ma selle ära tegin, ma vist 2 päeva lihtsalt käisin suu kõrvuni, ma olin mingi, oh my god, I did it. Ego boost nagu ka. Ei, täiega tegelikult nagu täiega. Mida teha. Ja ma võib-olla tooksin viimase asjana välja selle ka, et mul siin väga down ei olegi, nagu te näete, aga ma üritan ikkagi positiivselt suhtuda sellesse. Et ma olin ka top 1 podcast paljudel noortel, kes seda jagasid mis mulle. Oli 267 või? Midagi sükest? Jah, oli isegi. Midagi sellist oli see arv. Ma praegu täpselt peast ei mäleta. Aga minu jaoks lihtsalt wow, nagu nii tore, jällegist nii tore. Lihtsalt aitäh teile armsad kuulajad ja jälgijad. Et jah, aga Loore, ma tahaks teada, et kuidas siis, kas Kuldaväärt podcast on kuidagi ka sind inspireerinud või kas sul on mõni lemmik episood või mis sulle eriliselt meelde on jäänud? Sina oled nagu kõrvalt ka näinud seda tegemist siin natukene. Mõtleme. Minu meelest on see aasta olnud hästi palju, nagu ma juba ütlesin, väga palju ägedaid osasid on ju. Nagu minu enda lemmik oli kindlasti, ma sain olla ka 2 salvestusel. See on olla siis, kui meie sõbrad Roll ja Laup Roland ja Paul siin olid, et see oli minu meelest väga äge episood ja Noora Leinus ka lihtsalt nii inspireeriv tüdruk
nii nagu kulda tuleb ainult suust nagu et üliäge ja siis noh, nädalsalvestustel ma olin siinsamas kohal, on ju. Aga võib-olla nagu, kui üldiselt vaadata neid osasid, siis mulle väga-väga meeldis Chiara ja Iris osa. See on lihtsalt kuidagi, ma ei tea, ma olen neid hästi kaua jälginud, nagu just seda Hyroxi teekonda ja Chiarat ma juba jälgisin enne, sest et ta oli Eesti koondises on ju meil seal võimlemises. Jah, see rühmkavade, iluvõimlemise rühmkavade Eesti koondises. Et see on nagu üliäge, kuidas noh, just nagu kui Chiara poolt vaadata, siis nagu see, et kuidas ta on suutnud nagu peale seda võimlemiskarjääri nagu noh, lõppu leidnud endale nagu jälle midagi uut ja nagu ka ongi just see võistlemine, on ju, et ma arvan, et nagu meil Maribeliga on ka see, et peale seda, kui me võimlemise lõpetasime, siis ongi tahaks nagu veel võistelda ja nagu kõik see, et see võistluse tunne kuidagi on nagu üliäge. Ja seepärast mulle väga meeldis need episood nagu hästi armsad tüdrukud, olid nii inspireerivad ja nagu kuna mul on enne juba olnud nagu plaan ka nagu siin oleme mõelnud neljakesi Hyroxile minna oma sõpradega, nii et see kuidagi andis veel seda nagu motivatsiooni üles, et andke paar aastat aega ja siis oleme ka seal. Aga jaa, lihtsalt hästi armsad tüdrukud on nii äge. Ja üldsegi ongi lihtsalt kõikide nende nagu sportlaste lugusid kuulda ja mulle väga meeldib ka selle podcasti juures see, et siin on nagu sa ei räägi ainult nagu sükestest, noh, nagu sükesed tavalised spordialad ongi mingi, ma ei tea, jooksjad ja vist, ma ei tea, jalgpall. Mulle meeldib, et sa nagu katadki nagu hästi paljude erinevate spordialade nagu lugusid. Et ongi nagu näiteks, ma ei tea, see Hyroxi asi kas või on ju, et see on nagu tegelikult nüüd praegu kogu populaarsust on ju, aga nagu nii äge, et näha, kuidas eestlased sellega tegelevad ja siis jõu tõstmine nagu lihtsalt nii äge, nagu mingi sellised spordialad, mida sa muidu nagu võib-olla, ma ei tea. Kokku ei puutu või võib-olla lihtsalt pole nii kajastatud ja. Et ongi, et see on nagu lihtsalt nii äge, et ongi nagu see kõlapind nagu noortele sportlastele ja sportlastele, kes ongi tegelevad kõikide ägedate erinevate spordialadega, on ju. Et see on üliäge. See on mind inspireerinud. See on hästi arvas. Tuleksime siis siin aasta lõpus, võtaksime oma siis aasta tipphetked üldse kokku. Mis meie aasta tipud on olnud? Et äkki tahad alustada? No me lõpetasime võimlemise novembris, eelmine aasta november, 2024 siis. Et see ongi olnud hästi siuke uudne aasta, väga teistsugune, sest et noh, tegelikult see on meie esimene aasta ilma võimlemiseta nagu, ma ei tea, minu jaoks üldse nagu terve kooli, noh, sul ka, meil mõlemal terves nagu meie koolielus ja üldse nagu enne kooli ka, on ju. Ehk siis see on kuidagi olnud, ma ei tea, see nagu, et sul kaob ära see rutiin, et sa näed iga nädal nagu kindlatel kellaaegadel oma sõbrannasid ja nagu teed kõik koos seda trenni ja võib-olla see on olnud nagu siuke kõige suurem nagu muutus, mis on olnud see aasta, aga ongi, see on olnud nagu kuidagi me oleme saanud areneda, sest et me oleme hakanud nagu nii palju rohkem nagu kuidagi rubiinidega nagu teise nurga alt vaata. No. Me oleme pidanud mõnes mõttes leidma sellise uue suhtlusviisi või noh, mis meid veel ühendab nagu, vaata. Ja, et kuidas me, noh, et see nüüd ei jääks niimoodi, et me ei näe enam nii palju, on ju. Aga ja ongi kuidagi see, et nagu kõik see elu on hästi teistsugune. See on olnud üks kindlasti hea asi. Noh, minu jaoks oli tipphetk kindlasti see, et ma sain enda kooli õpilasesinduse asepresidendiks, on ju. Et see on siuke kaus kogemus, väga äge. Et see on nagu teinud mu aastat siukeseks eriliseks. Vürtsitanud kindlasti, on ju. Ja siin kooli juures ma võib-olla tooksin ka välja selle, et sain õpilasesinduse presidendiks. Oli kaua oodatud. aga see minu jaoks nagu, see oli oluline minu jaoks võib-olla, või no kindlasti. Ja sest, et VGM on minu jaoks nii oluline. Ja ma sain aasta tegijaks ka veel 11. klassi siis, või noh, siis üldse, ei, no see ongi vist kooli aasta tegija, on ju. Sain selle aasta tegija tiitli ja selle üle ma olin ka väga uhke ja tänutunne oli meeletult suur sellepärast, et
ma tundsin, et reaalselt 11. klass oli minu selline prime year või ma ei tea, kuidas ma kõike tegin, aga ma olin nagu igal pool. Siis oligi nagu võimlemine lõppes, läksin Demokraatia Akadeemiast, siis oli täiega õpilasesindust, on ja siis käid veel trennis, crossfiti tegin esimestel võistlustel, et nii palju lihtsalt juhtus. Nagu uued saavutused nagu. Ja ma tundsin, et ma tõesti panustasin palju, et mul oli lihtsalt siiralt nagu meeletult hea meel selle üle, et jah, ma ei tea, mulle ei meeldi muidu siuke üldse nagu enda kiitmine või nii, aga noh, vahepeal peab tegema seda. Aga minu jaoks on ka nagu olnud see aasta kuidagi nagu just see spordiga lõpetamine, see, et sa pead leidma endale kuidagi mingi uue viisi, kuidas püsida aktiivne ja kui sinu jaoks on see olnud CrossFit, siis ma olen hakanud nagu aina rohkem mängima ka padelit, on ju. Ja et see on nagu siuke uus avastus minu elus või tegelikult mitte nii uus juba mingi üle aasta ajaga ikkagi. Et see on nagu kuidagi see aasta tänu sellele, et seda ma ei tea, kas öelda tänu sellele, et võimlemist pole enam, aga põhimõtteliselt tea. Et on saanud nii palju rohkem rõhku sellele panna. See on äge ja minu üks kindlasti järgmise aasta nagu eesmärkidest, goalidest on siis minna padelitrenni. Rohkem tegeleda. Et nagu ongi ja tegelikult mida ma veel tahaks teha, tahaks väga CrossFiti ka tulla rohkem. Sest et meil suvel käisin vist viimati vist. Minu sõbrannad elavad minust nii kaugel või rubiinid vaata, et neil on tegelikult raske käia mingi linnast Viimsis või see ei ole raske käia, aga see on üsna ajakulukas. Aga meil on ka linnas ju tegelikult toredad boksid. Keko, isiklikult täiega soovitan. Mikko käis meil siin podcastis ka selle loomisest rääkimas ja et ma soovitan kõikidele proovida neid CrossFiti, sest et minul just nii meeldibki see, et ta on nagu lühike, ta on intensiivne, sa lähed sinna, sa ei jõua millegi muu peale mõelda, sa teed just oma trenni ära, see on tehtud. Üliäge. CrossFiti puhul mulle meeldib see, et seal on see kommuun, et sa nagu lähed sinna trenni, sa tunned neid inimesi, sa tead, kes nad on, et see on ka tore. See on nii äge. Võib-olla spordi juures ma ise tooksin ka oma selleks tipphetkeks selle, et nüüd just novembris mina Isabella, siis kes on ka meie võimlemiskaaslane. Rupka. Temaga me võistlesime Must CrossFiti võistlustel paaris team competitionil Scale Divisionis siis ja me läksime sinna tegelikult nagu toredad laupäeva veetma, et mõtlesime, et paneme ennast kirja võistlema, aga et me ei läinud sinna otseselt ju võitma ega mitte midagi. Ja siis pärast teist seda siis workout of the day'd või teist voodi, nagu 4, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles öelda, 4 voodi, 4 erinevat nagu etappi on. Nagu 4 erinevat etappi just oli siis, kus sa võistlema pidid ja meil läks teises väga hästi, siis meil läks 3. Ja siis 4. ma ütlesin Isabellale, et vahet paneme, kas oksendame pärast või mis iganes, aga me peame siis kinni panema selle juba, kui me siin nagu ees oleme ja me võitsime ja see oli nagu nii äge ja võimastunne, mingi what, kuidas isegi võimalik on, sest et me ei oodanud ju seda absoluutselt. See on lihtsalt nii äge kuidagi, kas see oli sinu esimene tiimivõistlus? Esimene tiimivõistlus, jah. Isabella üldse esimene võistlus, jah? Jaa. Lihtsalt nii äge, nii armas. Peaks ka kuskile võistlusele minema. Ei, see oli tõesti lahe. Ma nagu soovitan. Ja ma alati soovitan neid vaatama tulla, sest et mul isiklikult on see, et kui ma vaatan neid võistlusi, mul on mingi, kuidas nad jõuavad, ma sain nüüd nii palju motivatsiooni, nagu motivatsiooni täiega tuleb lihtsalt. Võt. Jah, aga jagaksime oma lemmikuid uusi kogemusi ka sellest aastast. Lemmikuus kogemus. No minu jaoks kindlasti on uus nagu etapp selles mõttes elus, et kuigi võimlemist enam nagu ma ise enam aktiivselt võimlemisega ei tegele, on ju, siis ma olen hakanud tegema treeneritööd või ma isegi ei nimetaks ennast treeneriks, sest et ma alles õpin, on ju. Et lihtsalt see, et ma saan olla nagu abitreener. Ja, nagu oma klubis aidata nagu uusi võimlejaid ja minu meelest on just nagu see on kuidagi teinud nagu siukse 360 või mitte 360 pööre, vaid 180 kraadi pööre, et me ise tegelesime rühmvõimlemisega, on ju. Aga kui ma siis sain nagu sinna piruetti siis abiks minna, siis meid kutsuti hoopis akrolappi.
ja alguses ma väga kartsin seda, sellepärast kuna võimlemine või rühmvõimlemine ja akro on tegelikult väga erinevad. Et nagu kuidagi hoopis teistsugused asjad, siis ma väga-väga kartsin alguses, aga õnneks mul on väga hästi läinud ja kuidagi nii tore on näha nagu nii toetavat meeskonda. Ei ole mingi seda, et sa lähed kuskile saali ja ma ei tea, lihtsalt oled seal mingi üksinda, keegi ei ütle sulle tere ja see kuidagi nagu, ma ei tea, kõik mingi vihkavad üksteist, et see on nagu hoopis vastupidi, lihtsalt isegi kui ma ise nagu, ma ütleks, et ma olen selline inimene, et mul väga oleneb, et ma võin olla hästi jutukas, aga siis ma võin nagu võib-olla vahepeal uute inimestega, eriti sellises uues keskkonnas ma võib-olla ei ole nagu kohe kõige jutukam, aga nagu nii tore on see, kui sind võetakse nagu vastu kui oma ja nagu ongi lihtsalt alati, kui ma sinna saali lähen, siis ongi kõik treenerid ütlevad, tšau, kuidas sul läheb. Ja nagu lihtsalt see on nii tore. Ja jah, ma saangi olla siis 2 treenerile abiks iga nädalaselt. See on ka omamoodi rutiin tegelikult, mida peale seda võimlemise nagu lõpetamist ongi lihtsalt see, et kui sul see rutiin kaob ära, vaata, sa pead ise leidma endale mingi uue rutiini. Ja mul oli alguses seda väga raske teha. Et kas või jõusaalis käies või padelis käies, sul ei ole seda tegelikult iga nädal kindlat aega, on ju. Muidugi mingid väiksemad, mingid vahepeal tekkis ikka, et käid mitu nädalalt mingi laupäeviti trennis, on ju. Aga ikka see ei ole nagu, kuna see ei ole nagu fikseeritud. Siis see on nagu palju raskem, aga see kuidagi on toonud nagu mul selle rutiini ellu tagasi ongi, ma saan käia 2 korda nädalas abiks ja see on lihtsalt nii äge. Lapsed on nii toredad, kõik on nii tore. Kuidagi see õpetamisrõõm ja see, et sa saad anda edasi nagu teistele seda kogemust, mis sul endal on kunagi olnud. Ja lihtsalt ma loodan, et nagu kõikide väikeste pisikeste võimlejate kogemus võimlemisega on sama hea kui meie oma. Nüüd ja. Ja tegelikult lapsed on ju nii toredad, et nemad jagavad nii nagu siiraid emotsioone. Ja. See on nii armas ja kuidagi nagu hoopis teistsugune, see kindlasti arendab hästi-hästi palju tuleviku mõttes ka nagu niimoodi lastega suhtlemist ja üldist sellist nagu õpetamisoskust ja kõike seda. Võt. Aga sinu uus kogemus sellest aastast? Minu uus kogemus, ma tooksin siin kohe välja selle, et mis juhtus eelmine, minu jaoks eelmine nädal, aga siis 3. detsembril tekkis võimalus siis minul ja mu koolikaaslasel Kiiselal võimalus minna Terevisiooni ajalehti lugema. Ja see oli nii lahe. See oli nii lahe nagu päriselt ka, et tegelikult läbi Kiisela ma sinna sain. Kiisela mind kutsus sinna endaga kaasa. Ja juba see, et märksime 5.30, siis teed endale kodus natuke meiki, lokke on ja lähed sinna kohale. Meie suurim hirm oli see, et meil ei saata ajalehtedest mitte ühtegi uudist, millest rääkida, sest me teadsime, et majandusest ja poliitikast me ilmselt ei taha rääkida, et sinna, pole vaja rääkida sellest, millest sa väga ei tea. Aga meil läks selles suhtes hästi, et seal oli kohe meie VGM-i vilistlasest artikkel, sest tema oli Panjo preemia võitnud just Alex Paul Pukk siis näitlemise valdkonnas. Ma ei mäleta nüüd täpselt, mille eest see oli, aga me saime kohe temast rääkida. Siis Arlet Levandist oli artikkel ja Arlet Levandi on ju Kulda väärt podcasti esimene külaline. Et ma sain kohe sellest rääkida ja üldse telemaailm on kuidagi mind alati köitnud, mulle see väga meeldib. Ja selles suhtes see oli tore ka, et tegelikult natuke mingi pinge ja närv sul ikka sees on, aga kuna seal stuudios olime ainult meie nagu 4, et 2 saatejuhti ja siis meie, pluss siis operaator ka, kes filmis, aga et sul tegelikult, sa tead, et sul on live publik, aga kuna sa teda otseselt ei näe, siis sa ei tunneta seda. Ja samamoodi nagu siin tegelikult. Jah, ja ongi siin, nagu räägid lihtsalt sõbrannaga vaata. Et siis tegelikult ma arvan, et tuli hästi välja. Pärast me läksime autosse kohe, vaatasime uuesti järgi, mida me nüüd rääkisime. Ja mina sain aru, et mu parasit sõna on nagu, mida ma pole mitte kunagi tähele pannud. Ja siin episoodi jooksul palun vabandust. Lihtsalt palun vabandust. Ma arvan, et ma olen mingi 100 korda öelnud nagu. Ma isegi pole märganud. Ma ise lihtsalt nüüd nii märkan, sest et see jäi mulle sealt nii hingele. Aga ma ei tea, mis sa tundsid, et läks hästi ja see oli nagu väga tore kogemus. Ma olin ka seal hommikul, võtta ärkad üles, pead juba kooli minema, aga ei.
ma läksin teleka ette, võtsin telefoni välja, hakkasin kohe mingi filmima. Mul oli kodus veel vahetusõpilane ka, vaatas ma näiteks, sama sõbranna. Nii armas ja kuidagi see on nii tore, et Eestis nagu on sellised võimalused. Et meie riik on tegelikult päris väike, et on nagu, see teeb selle kuidagi nii koduseks, et see, et sul on üldse selline võimalus minna nagu rahvustelevisiooni rääkima, et see on lihtsalt nii äge. See oli tõesti väga aplaus sulle. Aitäh sulle, aplaus sulle, treeneri tööd täiega Kulda Väärt. Ka meie Instagrami jälgijad, Kulda Väärt jälgijad said oma küsimused meile teele panna ja mõned siis küsiksin sealt meie käest ja Loore, võib-olla sa tahaksid vastata sellele, et me ei olegi sellest veel täna rääkinud, et kes olid teie suurimad eeskujud? Võimlemises siis. Jah. AGG Aurora küsis seda, seega ma eeldan, et võimlemises. Shout out. Nii, ma mõtlen, ma arvan, et minul olid kuidagi, no muidugi kõik Eesti sellised, alati kõik, kes on sust vanemad on ja kes on seal A-grupis ja MM-il võistlevad ja siis sa lihtsalt väiksest peale juba vaatad üles kuidagi. Siis ma Eestist tooks kindlasti välja Tiim Grisete, kindlasti tead, Jaanika Tartust siis. Lihtsalt minu meelest, ma mäletan, kuidas me olime oma esimesel, me olimegi siis võistlusel Soomes, on MM-il. Me olime muidugi lühikava arvestuses on ju, ja siis lihtsalt ma vaatasin seda kava ja see on nagu nii hea kava ja lihtsalt nii ägedad tüdrukud. Ja tegelikult ega meie väga nende nagu teekonda nagu ei näinud, sest et nagu see oligi esimene kord, kui ma tegelikult teada sain, et meil selline grupp on, aga siis nad suhteliselt vist siis lõpetasidki või suht peale seda on ja. Aga lihtsalt minu meelest nii ägedad tüdrukud ja kuidagi ma ei tea, väga tore oli vaadata seda. Siis alati on olnud pirueti eliit on ju, nagu rühmad. Isegi kui me ise nagu, me olime väga pisikesed, kui me nende kokku puutusime on ju, selle OG eliidiga. Aga lihtsalt nii äge kuidagi see distsipliin ja nagu need kõik kavad ja lihtsalt tagasi vaadates ka mingeid videoid ja kavasid üliäge. Ja ma arvangi, et see ongi nii. See ongi kõik, ma arvan. Ma arvan, et mul ka pigem olid, lihtsalt kui sa nägid kedagi, kes tegi väga hästi. Või ma mäletan üks võistlus, kui tegigi AGG Team Estonia. No Team Estonia, Eesti koondis on ja tegi rõnga kava. RGG, jah. Eesti koondis siis tegi rõnga kava või vahendikava, võib-olla seal oli teisi vahendeid ka ja ma vaatasin seda ja ma vaatasin, kui hästi nad teevad ja kui sünkroonis. Siis pigem on see, et need hetked, kui sa vaatad neid maailma tippe tegemas neid kavasid. Lihtsalt nii äge. Ma ütleks, et kuna RGG on muidugi natuke teissugune, mis meil on ju, aga ongi, et AGG meil on ju, et tegelikult rühmvõimlemine on suht väike spordiala. Et siin ei ole võib-olla, kui sa vaatad iluvõimlemisest ja RGG-st, et seal on nagu palju sükseid suuremaid nagu üle maailma tuntud nagu inimesi on ju kas või need kaksikud on ju sealt iluvõimlemisest. Aga et võib-olla ongi raske tuua välja mingid kindlad iidolid rühmvõimlemisest, sellepärast kuna me oleme kõiki neid näinud, me nagu põhimõtteliselt teame neid kõiki nagu nägude järgi ja nagu niimoodi, et nagu kuidagi raske on nagu tuua välja niimoodi iidoleid, aga ja lihtsalt ongi väga tore vaadata, kui keegi paneb 100% sellesse, mis ta teeb. Ja võib-olla see ka inspireerib, et kui sul endal läheb mõni võistlus väga hästi, siis sul lihtsalt on see motivatsioon, et veel paremaks saada. Ja. Aga võtame mõne küsimuse siit veel. Et mis oli rühmvõimlemises kõige raskem? Me natuke puudutasime seda teemat, mis meie madal hetked olid, aga võib-olla rühmvõimlemises üldiselt mina ütleks kõige raskem ongi see, et sa pead õppima teiste inimestega kommunikeerima, nendega arvestama, et kuna te olete üks rühm, siis sul võib see oma arvamus olla, aga kui keegi teine nii ei arva, siis sa pead olema valmis kompromisse tegema ja võib-olla oligi pigem see, et kui vahepeal tulid mingid konfliktid, aga õnneks minu meelest meil oli see, et meil oli trennis konflikt, siis õhtul kõik nii, kuidas me nüüd selle ära lahendame. Et meil ei olnud mingid pikkasid selliseid konflikte, et me ikkagi suht kiiresti tahtsime ära lahendada, et kui sa pead ikkagi 4 korda nädalas koos trennis ka käima, siis sul ei ole teist võimalust. Sul ei ole teist võimalust, jah. Aga ma ei tea, ma ütlekski, et võib-olla minu jaoks oli lõpetamine kõige raskem. Jaa, hea avastus. Sest lihtsalt jah, aga igal asjal on
üks uks avaneb, teine tähendab üks uks sulgub, teine uks avaneb. Ja aga jah, ma arvan, et kas lähme meie saate viimase küsimuse juurde. Kui te nägite, see episood oli täiesti teistmoodi üles ehitatud, aga ma arvan, et vahelduseks väga vahva, tore. Aga oma lõpuküsimuse ikkagi jätsime siia, et mida me paneksime noortele hingele. Alusta siis sina vahelduseks. No ma alustan. Mina paneksin hingele võib-olla seda, et tasub pingutada. Et kui sul on mõni unistus, siis selle nimel tasub vaeva näha, et see emotsioon, mis sa sealt pärast saad. Ma arvan, et see on väärt pingutamist. Ma arvan, et tuleb teha seda, mis sulle meeldib, seda, mis sa naudid. Et siis sa ise kuidagi särad ja see paistab välja. Mul just see nädal oli selline asi, et ühesõnaga oli üks tund ja siis sellised kiirkohtingu moel laadsed küsimused olid ja siis mina sain sellise küsimuse, et kuidas sa teisi motiveerid. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma otseselt ei mõtle iga päev sellele, et nii, kuidas ma saan teisi inimesi motiveerida, et sa ei mõtle tegelikult sellele ju. Aga inimesed ütlevad mulle küll seda, et ma olen neid inspireerinud või motiveerinud kuidagi ja see on alati hästi tore tunne. Ja ma pigem arvan, et kui sa teed seda, mida sa ise naudid, mis sulle endale meeldib, mis paneb sind ennast särama, siis see kiirgabki välja ja teised inimesed märkavad seda. Et tasub ikka enda järgi elus asju teha, et mitte kellegi teise pilli järgi mängida. No kuidagi leida enda need head küljed, midagi, millest sa oled hea ja siis proovida seda veel rohkem arendada, nagu see on kõige parem. Ja võib-olla ma lisaks veel, et ma ei tea, minu moto, mis ma olen kuidagi saanud, on see, et kui ongi mingi asi, mis sind vahepeal nagu rajalt maha lükkab, midagi juhtub, siis lihtsalt kõik, mis sa pead tegema. Marvel, kas tead, mis siit tuleb? Pea püsti edasi või? Pea püsti edasi. I know. Et nagu ongi, kui sul juhtub midagi, siis nagu need halvad asjad tegelikult või mitte isegi halvad, vaid ongi lihtsalt need raskused ja mingid asjad, mis sind natukene rajalt maha lükkavad, need teevadki sind tegelikult paremaks inimeseks ja kuidagi see on siuke see on hästi selline tavaline asi, mida öelda, aga see on tegelikult tõsi. Ma tegelikult ütleksin seda ka, et pole mõtet sinna istuma jääda, et elu ju liigub edasi, et kas sa liigud selle eluga kaasa või siis nagu jääd maha selles suhtes, et mina arvan, et elus tasub ikkagi selles suhtes maksimumi võtta selle positiivsete hetkedega ikkagi nautida igat päeva, igas päevas midagi toredat leida. Ja, väga inspireeriv. Aga jah, selline oligi meie aasta lõpu episood, võtsime siin aasta kokku. Loodame, et te suutsite meie jäppi kuulata. Ja loodan, et kes lõpuni jõudis, siis let me know, andke meile teada. Ja kindlasti suur. Uude aastasse pea püsti edasi. Pea püsti edasi, uude aastasse just. Ma tahaksin öelda suur aitäh öelda ka Schroomverile, kes on meie tervisepartner. Ja tahaksin öelda aitäh Viimsi gümnaasiumile, kes on kogu meie tehniline abi ja tahaks öelda ka kõikidele kuulajatele aitäh, et te meid kuulate. See tõesti nii oluline ja nii tore ja kui te veel kirjutate meile tagasisidet ka, siis see on alati hästi tore ja cheers uuele aastale ja cheers uuele aastale või head aasta lõppu. Ja soovime siis teile head aasta lõppu, head uue algust. Näeme järgmisel aastal. Näeme järgmisel aastal. Tšau! Aitäh, et kuulasid meie saadet. Kui said siit mõne uue mõttetera kaasa, siis jaga seda oma sõbrale või tagi meid ära Instagramis @kuldaväärt. Järgmise korrani!